Aga see ole ka sama traditsiooniline küsimus, et kuidas muhulased vaatavad seda, kui sinna pisiksete saarte kategooriasse tõstame. Või vastapidi ja juba BBC ja kes filmivad siin. Nad teadsid, et sa lava püünele tuleb. No tervitus kõikidele saarlastele, ükskõik mis saare pealt ka poleks, siis mul oleks ju keeruline võtta Muhu inimeste nimel sõna, et mis nad arvavad, aga ma olen tajunud nüüd viimase 27 aasta jooksul, mis ma olen Muhus olnud ja elanud, seda, et muhulased on üks tore, uhke rahvas ja nad võitlevad oma saare identiteedi eest väga hästi. Ma olen aru saanud, et me ei tahaks seal olla üks väike rakuke globaliseerunud maailmast, kus kõik on ühtlustunud, et me peaksime sööma ühtesid toitusid ja kandma samasugust riideid ja nii edasi. Et see tähelepanu saartele, olgu nad suuremad või väikesed, see peaks olema väga terav ja see peaks jääma kogu aeg olema õhus. Et saarte loodus, inimesed, elanikud, see on kõik nii erinev sellest suurest maismaast. Aga kui peaks sündima see Väino sild ehk Munsundi sild, kas Muhu jääb siis enam saareks? Ma kardan, et ei jää. Praegu on ju silla üle vaidlusi käinud küll ja ma olen selle partei liige, kes arvab, et kõigepealt tuleks Väina tamm korda teha ja et meri saaks vabaks, et vesi saaks vabaks. Ja ikkagi see praamiliiklus on praegu niivõrd hea, et see pool tonnikest, see minu meelest see vabastab, mured jäävad ja õnn ootab ees. Ma ei ole silla poolt. Aga vedage Brüsselit natuke ninapidi, ehitage hoopis tunnel, sest et satelliidi pealt siis ei näe, et enam saar ei ole. No ja, hea idee. Aga Pärnus oli ka kesklinna silla ümber käib praegu vaidlus, eks ole, et üks on silla koalitsioon, kes tahab võimule jääda, kui ehitab silla. Aga seal juhtus nii, et arvutati välja, et tunnel tuleb odavam. Aga vastaseisid hoopis talumehed, kes ütlesid, et aga talve me regedega enam lünna ei saa, sest tunnelis pole lund. Prima. Elagu talumeeste terviklik ja suur mõistus. Sulle palju edu. Aitäh. Mida sa täna mängid? Kuule, nüüd sul on ju Muhu bänd siin, eks ole? Ei ole. See on ansambel Helios. Ma uurisin välja, et Kuressaare. Isad või emad, kas Saaremaa Muhust. Või Muhust, jah. Või mõni on Peipsi äärest ja isa on Saaremaalt, siis tähendab, et poiss on kindlasti sealt Tammi pealt. Just. Aga mis me laulame 3 laulukest ja ma arvan, et me võiks alustada siis selle Muhu looga ja mul on võtnud aega ja see protsess ei ole sugugi läbi saanud, et aru saada, kui ilus ja rikas on Muhu keel. Aga midagi ma juba jagan ja kunagi sündis siis laul Muhumaa ja see on nii-öelda mitteametlik Muhu hümn, mis tõttu püsti tõusma ei pea, aga laulge seda kaasa ja ma proovin siis seda niivõrd kuivõrd Muhu keeli esitada ja kuna tegu on valsiga, siis väikene hommikvõimelemine 3/4 takti möödus võiks ju teid ergutada. Poole päevaga ta jaareb
ajab kuusu, tule vaatama. Kehvo põllulaid ja kehvo karjas maa. Siiski saarelt rõõmsat laulu kuulda saab. See on väike Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda ei usu, tule vaatama. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Oma ilma saartest kõige moekam ta. Suur aitäh! Aitäh! Neiukesed, te saate kohe veel tantsida. Ja see on hea pilt, kui Kihnu neiud tantsivad ühe Saaremaa loo saatel ka. Ja selle laulu autorile on siin Lossivalli taga mere ääres pandud püsti ka ausammas. Teadagi on tegu kuulsa kirjaniku, laululooja ja muidu hea inimesega Albert Uustuldiga. Ja see laul, mida me nüüd laulame, see on sündinud kusagil 60ndate keskpaigas ja sellel laulul on väga õnnelik saatus selles mõttes, et selliseid lugusid on tegelikult palju. Neid kirjutatakse juurde, mõned jäävad ja see on üks näide, kuidas üks laul võib igasugused valitsused, tuuled, tormid, tuisud üle elada. Me tervitame kõiki tütarlapsi, kes on täna siia tulnud ja see on laul Tüdruk. Öö saabunud sadama ööle laiutab lahtede suust, tähtede helkivas sööles naeratab kullane kuu. Tean, et mu tüdruk saab maada, tean, et sind suigutab tuul. Sinust mu akende taga jutustab kullane kuu. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oli neid kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Oli neid kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Kauguste kutset kui kuule, see mind nii rahutuks teeb. Selles on meri ja tuule, selles on sinavad veel. Sinul ja tormil ja taeval midagi ühistan tees. Koos mulle meenuta laeval, pingil ja
ja minu meelest Henno Käo, Laimjala kandi mees, tuntud kirjanik, pillimees, laulja, kunstnik on võtnud saarlase igatsuse kokku järgmise laulu sõnades. Sest ükskõik kui kaugel me poleks oma kodusaarest, olgu ta siis Kihnu, Ruhnu, Prangli või Muhu või Saaremaa, me tunneme seda seletamatut tunnet, me tahame sinna tagasi. Kõikide saarte elanikud on erilised ja miski seletamatu on see, mis kutsub meid, kes sa lähed võib-olla otsima suurlinna tulesid ja saama osa sellest melust ja mäsust. Ühel hetkel sa tunned, et ei, poiss, tagasi, marss, nüüd. Suur aitäh, elagu kõik saarlased kõikide maailma saarte pealt. Kohtume jälle. Ilusat suve lõppu.